Good morning, Estonia! No tere sõbrad! Täna on siis Pärnu motohooaja avamine ja me oleme Pärnu. Oleme jälle Elvas siin ja saame mõne inimesega kokku ja siis hakkamegi Pärnu poole liikuma vaikselt. Et sellised lood. Täna jääme siis ööseks ka, et täna on plaanis meil näha siis palju ägedaid mootorrattaid. Ma ei tea, midagi head paremat süüa, spaad nautida ja võib-olla natuke võlujooki ka tarvitada, et pole ammu teinud seda ja lõõgastuma peab, ütleme niimoodi. Et ma arvan, täna on see õige päev ka selleks. Aga nüüd siit suundumegi siis teistega kokku saama ja vaatame, mis plaan neil on. Raske seljakott on kaasas, 150 kilomeetrit on minna. Ja ma ei tea, panin seekord mikri siis teise kohta, et ma ei tea, ma loodan, et heli kvaliteet on parem, aga kes teab. Võib-olla räägin küll tavaliselt, aga kuna mikrofon on põhimõtteliselt suu vastas, siis ma ei tea, äkki on liiga kõva hääl üldse. Ma loodan, et ei ole, ma proovin vaiksemalt rääkida. Aga ühesõnaga jah, sellised lood siis täna. 10 kraadi väljas sooja, lubaski mingi 11 kraadi tänaseks. Ja noh, väike tuul on hetkel. Loodame parimat. Joo. Ciao. Noh, kõik valmis juba või? Ciao. Tere, Gert. Sul on see kõidi kotilikku põrdud täis kukku. On jah? Kuule, vaata põrdud, ei ole midagi. Sul on õige tsiklikott lausa? Jah. 18 euri käidi maa ja ilgu. Ma ei teadnud jah, kurat, mida kaasa võtta, ma võtsin, ma ei tea. Aga mul on see, et mul tsiklikotile ühe korra käidi, kui ma tõmbasin siis luku osa vinnis veits ära, ta ei hakanud nagu enam kinni võtta, ma paksin täna näpitsad kõigaks suus kaasa. Vaja, siis hakkad teel peal lappi võtta. Kõik on valmis meil siis jah? Meil on kõik valmis jah? No põhimõtteliselt jah, infalt on riidesse. No jah. Aga käidi, ma vist ütlesin, et ma pean ikka aku ära vahetama. Ei vahetanud või? Ma praegu ta veel ei vahetanud, ta käis ju hooldus, siis ta veel laeti ära vaata. 2 päeva peale laadimist keeran süüd. Teeme nii, et täna lükkama jah. Aga peale seda, kui ma sõitsin lihtsalt maja juurest sinna pesulasse, pesus panin uuesti käima, kohe esimesest. Ei olnud lihtsalt mingit probleemi. Vaata, kui sul tee peal seisma ja vaata, siis on site. Jaama käib ja sinul kurat lükki ei käi. Tere. Head reisi siis. Ma ütlesin, vaata ka, see viga, miks ta käidi käima ja käima, oli see, et miinusklemmi lahti. Tead, päike tuli välja. Muidugi. Miinusklemmi on korralikult ühendust, siis oligi nagu tunne nagu aku tuli. Ei olnud kiistme ja läks vaheline viga. Ei olnud jah. Vaatame, kes meil siin veel siis on. Tere, Gert. Gert. Noh, loodame, et tsiklit tee peal pooleks ei lähe, kurat. Mul sahiseb nii rängalt, kurat. Rattalaagrid ja
piduri need suppordi seest on see vana must õli seal, vaata. Ja siis ta ei tõmba seda nagu tagasi lahti, siis piduri need klatsid on peal ka, sahised. Tegemata, jah? No tšau. No nii siis, poisid on valmis ja hakkame Pärnu poole kimama. Loodame jah, et siis tsiklitega tee peal midagi ei juhtu, sest ei viitsiks üritusest küll ilma jääda ja koju tagasi tulla. Aga noh, vaatame. No nii, vaatame, mis häält nood teevad seal. Oho. See on eriti mahe selline, kurat. Ma panen ka juba käima ära, siis ei pea pärast mähkima. Nii, kust kaudu ma lähen, oh issand. Ma pean nii lollist ümber kuidagi keerama. Ühesõnaga, poisid, tüdrukud, ladies and gentlemen, nüüd sõidame Pärnu poole. Tahaks juba õudselt neid ägedaid mootorrattaid näha ja melu nautida juba, aga kurat, pikk sõit on ees. Aga no mis sa teed, noh? No nii. Ma mõtlesin, et äkki tahad minu ees sõita, vaata, et... No jõu. Ma ei saanud ennem nagu tervetada. Ei ole hullu. Kuda vaim valmis või? Väga hea. Täitsa mõnus hääl on sellel pillil. Kui võimas see on? See 3,5 nagu selline vanast oli, aga selle kere peale baasi peal tehtud on. Äge, jah? Väga ilus nahk ka. See on hull pill sul. Ma vaatasin õrnad taha, kohe läheb raisk. Nii kui puudutad. See on jah, mulle ta meeldib. Ei pea käiku vahetada, mitte midagi. Ainult keeran. Sellest mulle litraad meeldibki. Palju sellise hind on? Mul on praegu 6 müügist. Normaalselt tsikli hoopel ja sööda kinni. No nii. Sealt tagant tuleb mingi teine seltskond ka veel meiega juurde. Et kuskil pidime veel peatuse tegema mingi tankla juures. Et päris suure seltskonnaga lähme edasi siit Tõrva siit terminali juurest. Tuul on päris kõva, kurat, täna tegelikult. Alguses Elvas ei tundnud, päike lagi pähe, aga kurat, siin juba on päris suur tuul. Sõidame. No siit ikka tuleb,
oi, siin on igal pool tsikleid, kurat. me mõtlesime, et me teeme siis see aasta sellise värgi, et me ei hakka oma tsiklitega paraadile minemagi. Viime tsiklid hotelli juurde ära, teeme väiksed lonksud ja lähme jalaparaadile. Saab rahulikult paraadi nautida ja kuradi saab paraadi nautida ja saab seda tsikleid filmida ja süüa ja napsu võtta ja muidu me ei pruugi pärast enam tsiklile kohti saada seal hotelli juures. Et sellised lood, jah. Aga no vaatame, mis reaalselt. Me peame veel poest läbi käima, mingi näksi võtma veel ja pealekat ja loodan, et tuleb äge päev. Rider on the storm, doo-doo. Ja nüüd hakkab vihma ka sadama. Lõpeta ära. No nii, ega ma ei tea, kus me oleme praegu, ausalt öeldes. Aga Pärnu on 68 kilti. Mingi söögikoht oli seal, nii hea söögilõht tuli minna. No nii, natuke on Pärnu veel minna, et sellised lood, kurat käed jäid nii kangeks. No nii, poistel on söödud ja mul on tsikkel tangitud ja hakkame edasi liikuma vaikselt. Nüüd on vaja poes ära käia. Natuke näksi võtta ja mõned õlled veel juurde ja siis saab juba kurat päeva nautima hakata. Lähme vaatame ägedaid mootorrattaid.
No nii, jõudsime Pärnu ja nüüd läheme siis poodi. Harli mehed. No nii, käisime poes ära, kotid on nii punnis, et mul ei mahtunud isegi asjad oma kotti ära, pidin siia Intsu mootorratta peale panema, aga neil on ka endal nii palju kraami, et ei taha ära mahtuda, aga küll hakkama saab. Ostsime kõvasti näksi ja värke. Käisime sellises poes nagu mingi Kantpol. Pole kunagi käinud siin varem. Nägi välja nagu mingi nõukaaegne pood seal, aga inimesi oli maru palju. Mis asi? See. No nii, vaadake kui täpselt jõudsime, kurat, hakkab sadama. Hakkab sadama, nii täpselt jõudsime. Oh. Saad maru kiire.
loodame, et see piisk läheb üle siit. Tuleb ilmi pealt või? Vist jah? Vaatame, ei tea. Kas tuleb ette? Swipe to unlock. Sa võtsid boksi võttis. ei, ei, ma vaatan bag, et mõtlesin, et äkki boksi kott väike. see on veel kindel ja Okei, uks hakkas sellise teile taga kinni. Hullu maja täna. No nii, jõudsime hotelli ja selline tavaline ruumike meil siin. 2 eraldi voodit ja vahade parklasse, tsiklid seal taga kõike. Et Meisneriga jagame tuba siis. Mis mõttega maksta üksi kallist hinda, me saab pooleks teha 2 voodit olemas. Teeme oma toimingud ära ja siis lähme Intsu ruumi ja teeme natuke õlujooki ja siis lähme paraadile. Tuleb limonaadi öelda, isekalt öeldes. Limps, jah. No nii, Viikingis kohal. Ja tulime siis Intsu tuppa, siin hakkame tina panema. Teeme mõned lahjad õlled ja siis liigume paraadile. Ma vaatan motikaid ja vaatame, mis siin siis üldse toimuma hakkab. No nii, sõbrad, esimesed vägijoogid lähevad alla ja cheers! Cheers! Esimest korda! Nüüd võib puhkus alata. Pikk sõit selja taga. Jalad on küll kanged veidikene, aga ei ole hullu. Ei ole hullu. Tuul kisub vist üles, aga ei tea, kas tuleb jälle mingi vihma või mingi asja on. Pilved on imelikud, jah? Enne me vaata tulime, siis tuli paar piiska vihma, mõtlesin, et hakkab sadama juba küll. No nii, siit Viikingu eest siis ka mõned tsiklid, kes kohale on tulnud. Mõnusad kruisimisrattad. No nii, sõbrad, liigume siis mootorratta selle kuradi põhikohani. Üks lõpetab, teine alustama. Et ühesõnaga, liigume sinna, vaatame ägedad tsiklid üle, naudime päeva, võtame süüa, võtame juua ja nii ongi. Õhtupoole oleme spaasse, sööme kõhud täis, teeme võlujooki jälle ja nii on, nii see õhtu läheb meil. Aga vaatame, kõigepealt tahaks näha mingi ägedaid tsiklid ka. Aine. Mingisugune villa siin. Päris vinge näeb välja. No nii. Lähme siis sinna keskkoha juurde. Aga siin tee ääres on tsikleid ka, vaatame neid ka. august on ka vale vastus, kes nüüd lähemale sai? Sina ütlesid 3. august, 2. august. Nii, anname sulle, sest et tegelikult õige vastus on 31. mai. Nii, teine küsimus. Mis värvi on Martin Garrixi juuksed? Nii, siit tuli pruuni. See on õige vastus. Nii, 1-1 ja nüüd on grande finaale. Kes on Martin Garrixi lemmikloom? Loeme selle vastuse õigeks, sest tõesti koer see on, aga õige vastus selles mõttes on vana. Chihuahua on õigine koer.
see aasta on ikka nii palju masinaid kohale jälle tulnud, et päris äge. Et nägite ise palju seal neid oli. Ja seekord on marsruut teistpidi ka, et muidu on seal teises tänaval all, siis seekord on siin ranna ääres. Päris äge. Mõnus vibe. Aga lähme vaatame, mis siin veel siis on. Lähme vaatame, ei lähme ikka siit pool. Ja kui nüüd arvasin, et on kõik, siis ei, see läheb seal pikalt edasi. No nii, jõudsime lõppu, aga siin ikka tuleb nüüd juurde. Aga täna on jah päris palju ikka neid mootorrattareid siia kohale tulnud, et päris äge. Et jah. Kas olete
ljankad, värgid, särgid, kõik olemas, et tulime õhtusöögile. Vaatame, mis siin pakutakse siis täna. Salatid, värgid, särgid. Kartul, tatar, juurikaid, kala, kana, kooki on ka isegi. No nii, täna siis selline see porgandisalat ja kartulisalat ja kartul ja kana ja kala ja värgid, särgid, kurat. Tere hommikust. Kell on 7 läbi, oleme ärganud. Eile väga siis enam ei filminud, et panime kuttidega kuradi, nautisime õhtut ühesõnaga. Meil oli kõvasti jäägrit ja mitu kasti õlli ja käisime saunades ja spaas, möllasime ringi, väga mõnus oli. Laud oli lookas, kurat, snäkid, värgid, särgid, juustud. Kõik oli olemas ühesõnaga. Nüüd on aeg hommikus süüa. Ja siis on aeg, läheme ujuma, higistame saunas veits veel välja ja vaatame edasi. No nii, väike vahekokkuvõte siis. Hommikul siis läksime sööma ja põhimõtteliselt, ma ei tea, ma ei viitsinud kaamerat kaasa võtta, nii halb oli olla. Sõime kõhud täis, siis läksime hommiku ujumist tegema. Et see oli mujal nagu, et mitte spaas, aga on selline bassein seal. Seal oli leelisaun ka, higistasime kurat välja ja kuradi ujusime seal mõnusalt. Ja nüüd oleme pool tundi toas olnud, et ootame veel pool tundi, siis tehakse spa lahti kell 10. Et käime spaas ära, võtame veel mõnusad saunad ja natuke jahedas vees mõnuleda ja siis hakkame kodu poole sõitma. Et ma arvan, et võib-olla käime veel kuskilt läbi ka ja teeme mõned söögid või midagi, aga eks ma vaatan, eks ma hoian neid kursis, kui midagi huvitavat on. No nii, kutid. Vaim on valmis, kõht on täis, spa on nauditud, saun on võetud, kõik on ülitimm. Seltskond oli mõnus ja ma arvan, et teine kordki võib nende meestega sõtta minna siin. Ühesõnaga, meie hakkame nüüd siit liikuma. Plaan on veel vahepeatus kuskil teha, haarame mingi näksi ja juua ja pentsu ja siis paneme kodu poole ära. Aga vaatame käigu pealt, äkki tuleb veel teile midagi, äkki tuleb, ei tea. Kuda meeldis? Kuule, täiesti niitševo oli. Niitševo või? Kohe aita mind. Jah, ikka. Teile meeldis? No ikka. No, oli ka. Hea kvaliteet seltskond, mis oli siis ikka. Härra Meisner, kuidas rahule jäite päevaga? Ütleme nii-öelda seikluste rohke oli, nagu sa nägid ju. Oli. Tuli sõpra aidata, käidi sai lõõgastuda, kõik oli tipp-topp. Jaa, väga äge. Kõik okei. Kuulsite, jah? Tavai, näeme veel. No nii, ma ei tea, jah, et mina jäin väga rahule, et tegelikult ülimõnus oli üle pika aja selline lõõgastuda lihtsalt. Spa nautida, kurat, õlut juua sõpradega alla ja paraad oli ka ülivinge. Et jälle peab tänama kindlasti korraldajad ja kõiki, kes tulid, sest nemad ju selle show ägedaks tegidki. Ja Viking Spad julgen ikka soovitada, nagu eelmistes videodeski. Et küll selles videos ma teile ei näitanud, et kuidas see spa seal sees oli ja värki, aga kes tahab näha, kes ei ole käinud, siis mul on üks video, et käisime suvel Pärnus ja igal pool siin käisin ujumas ja hostelis ööbisin ja Pärnu rannas ja Muulil ja igal pool muuseumites, et võite vaadata, päris vinge oli. Ja Vikingit julgen siis alati soovitada. Ühesõnaga, sellised lood. No nii, lähme siis
no nii, me oleme kuskil, Aindo, kus me oleme? Me oleme Vändras ja kuskil tanklas. Läheme võtame süüa. Sõnusime enne ära, et tuult ei ole, räme tuul on, kurat. Tsiklid kõikusid. Et sellised lood. Tere! Prooviks seda 90ndate burgerit. No nii. Istume päikse kätte maha. Purksid antakse läbi akna, kurat. Vahi tornaadot, noh. Ohoo! Oh. No nii, Vändrast võtsin siis 90ndate burgeri ja selline näeb välja. Päris hea näeb välja isegi. Naudime siin sööki ja siis nii on. No nii, Vändra siin tanklas seda purksi võib soovitada. Päris hea oli. Et väga maitses. Ja ühesõnaga, ma arvan, et ega ma lõpetangi selle video siin kohal ära, sest meil on põhimõtteliselt otsetee kodu poole. Ja mis ma seal ikka teile seda teed näitan, et meil oli tore, loodan, et teile ka video meeldib ja näeme juba tulevikus nagu ikka. Tšau! Ikkagi Suure Jaanis oleme praegu ja tulime veits jalgu sirutama. Selja taga siis Suure Jaani kirik just. Seal on mingisugune spa ja mingi suur üritus, seal ma ei tea, mingi 100 inimest on väljas seal. Aga muidu ilus koht. Ilus järv ja värgid, särgid, vanad hooned seal taga.